Tere tulemast, head vaatajad, vaatama Vihuri Targa Tehnika Kodu saadet taaskord. Vihuri Targa Tehnika Kodu saated on vaadatavad YouTube'is, Vihuri Agri kodulehel ja ka sotsiaalmeedia kanalites. Tänases saates oleme jõudnud oma tööjärjega, nii nagu ta aastas käib, 4 aastaaega ja vastavalt sellele ka siis põllutööd. Oleme järjestikuselt rääkinud siin silotehnikast, silo tegemisest ja selle erinevatest põhimõtetest, aga täna soovime rääkida teile silo tegemisest läbi kliendi vaatenurga ja meil on täna saates Sadala Agro agronoom Ain Malbe. Tere tulemast! Tere tulemast! No nii, Ain, kevad on käes, rohi on kasvamas. Mida on Sadala Agro siis tänaseks päevaks teinud selle heaks, et tuleks ka hea silo saak? No kõigepealt me oleme enda poolt andnud kõik selleks. Oleme pannud nagu väetise ära ja loodnud ja nüüd me loodame ainult kõige vägevama peale, et annab meile hea saagi. Kunas Sadala Agro umbes niimoodi siloteoga alustab? Sadala Agro hakkab tavaliselt kuskil mai lõpus, juuni alguses. No täna vasta, kuna see külmaperiood tuli meile nagu vahele, siis me väga ennustame, et ta kipub jääma täna vasta sinna juuni algusse. No natukene juba seda silo teemat puudutasime, aga kas Ain võiksid ka mõne sõnaga rääkida sellest, et Sadala Agro kui ettevõtte iseenesest, et kui suurel pindalal ettevõtte toimetab? No Sadala Agro on selline üsna suur ettevõte, meil kogu pind, ütleme koos püsirohumaadega ulatub seal üle 10 000 hektari. Silo koristuspinda jagub meil seal kuskil 1200 hektari juures. Ja ütleme, kaunviljad, raps, teraviljad, koristuspind on meil natukene üle 7000 hektari. No seda on ikka meeletu kogus. Jagub, jah. Kas üks agronoom jõuab selle töö ära teha? Ei, meid ei ole üks, et meid tegelikult on kokkuvõttes 4. Meil on nagu need tööd ära jaotatud, et üks agronoom tegeleb põhimõtteliselt külviga ja maarimisega. Teisel agronoomil on siis sellised taimekaitse, lägalaotamine. 3. agronoom tegeleb siis maisikülvid, rohumaade rajamised, silotehnoloogia, väetamised ja 4. jääb siis sellised igapäevased jooksvad logistilised küsimused. Ja tundub, et tööd ju sellel pindalal igale ühele 2500 hektarit võiks olla siuke päris paras kogus. Ma arvan küll, jah. Aga millise töölõigu sina nendest siis ise ära täidad? No minu alluvusse on jäänud praegu nagu väetamine pluss siis nende rohumaade rajamine ja silo tegemine. No teadupärast ju väetise hinnad tegid siin möödunud aasta tohutult suure hüppe. Kas Sadala Agrol on väetised ilusti valmis, on mõistliku hinnaga saadud või kuidas see pilt teile tundub? Millega te väetate üldse põhiliselt? Eks meil on ikkagi nii kompleksi kui lämmastikku ja eks me siis sügisel juba varusime endale midagi ära. Mingi osa jätsime kevadesse, ootasime, õnneks tabasime ka õiget hetkel, nii et ma arvan, et me oleme üsna normaalses seisus. Ja kindlasti on teil ju ka oma majast võtta siis suur kogus läga, mis on ju seda kindlasti, jah. See on suur väärtus. Oma toodangust jäänud kõrvalprodukt nii-öelda. Täpselt nii. No silo koristusest rääkides oma möödunud saadetes me oleme siin rääkinud silo koristustehnikast, oleme rääkinud ka silokindlustuslisandite müüja pilgu läbi sellest. Kuidas teil silo koristus ja kogu see protsess üldse toimib? Mis on hea silo saamise saladus? Kõigepealt on hea ilm ja teine asi, mis selle silo koristuse juures kõige tähtsam on saada siukene toimiv meeskond kokku, sest üks mees selles lülis nagu ei tee, et see meeskond peab kohe ühiselt toimima ja kui see toimib, siis ma arvan, et on võimalused heaks siloks saada. Kui suur on Sadala Agro meeskond silo valmistamisel? Silo valmistamise meeskond koosneb kuskil seal 18-20 mehest. See on siis ka koos nende inimestega, kes reaalselt seal augu juures pärast katavad või see on pigem selline siis... See grupp isegi tuleb veel lisaks, et see on põhimõtteliselt, ütleme, see meeskond, kes tehniliselt selle asjaga otseselt tegeleb. Kui palju loomi on Sadala Agrol? Kui palju on neid suid, kes seda silo töövad ja kui palju silo Sadala Agro teeb? Sadala Agro peab tegema aastas kuskil maisisilo me peaksime saama vähemalt 12 000, 13 000 tonni. Ja rohusilo on vajadus meil kuskil üle 20 000 tonni. Et silo kogus on
märkimisväärne ja neid loomi, kes siis seda silo lõpuks Neid on seal lüpsilehmi, ma ei jäänud vastusse täpselt võlgu, aga neid on üle 1000 pluss, siis on noorloomad, lihaloomi on meil ka veel ja kogus, nii et neid suid, kes seda söövad, on omajagu. Ja kuidas siiani tundub, kõik kiidavad? Noh, ega taimekasvatus ja loomakasvatus ei ole kunagi niimoodi oma vahel kiitusega nagu üksteist üle valanud, aga hakkab oleme saanud, et ei ole probleemi, et me oleme nagu praegu ilusti leidnud koostöö, kes nagu tegeleb söötmisega. Me teeme ka silo koostöös, nii et praegu nagu tundub, et asjad jooksevad meil päris ilusti. Aga kui nüüd see silo nii-öelda toiduratsioon lahti võtta, siis rohusilo ja maisisilo eraldi, rääkides kõigepealt rohusilost, võib-olla siis mitu niidet oleks tarvilik teha teie majas, et siis kogus rohusilo kätte saada aastas? Noh, tegelikult on see, et me oleme nüüd üritanud viimasel ajal minna ikkagi juba välja ka 4 niite peale, et meie jaoks on nagu oluline see kvaliteet, et järjest rohkem me rõhume igapäevase kvaliteedile. Et meil ei ole nagu selle massi peale, aga et noh, mõni aasta lihtsalt on see, et loodus ei anna meile seda 4 niidet ja siis me lepime 3, et kui esimene niide juba nagu jääb natukene lahjaks, siis tekib väike hirm, aga praegu me oleme välja vedanud sellega. No palju on ju näha olnud seda põldude peal ka, et kui esimene niide käib üle, siis põllud kipuvad kollakaks minema, on liiga madalalt niidetud või on siis lihtsalt põua kätte jäänud, et kuidas sina seda tehnoloogia vaatenurgast näed, et kuidas oleks õige teha esimest niidet ja üldse see niitmise asi, et nüüd ka mõelda ette siis järgmise niite peale, et ka sealt tuleks edukas saak? No meil on niitmisele võetud nagu tegelikult põhimõtteks see, et me alla 10 sentimeetri nagu niitmises ei lähe, et me sooviks näha seda, et kui meil on see koristuskonveierselt üle käinud, siis see põld ei oleks nagu üldse kollane, vaid jääks selline roheline foon ikkagi sinna peale, et kui me selle taime nagu väga ära pügame, siis ta ei taha meid enam teise niitega aidata. Toita just nimelt. Kas pannakse ka väetist vahepeal, et siis nii-öelda see järgmine niide üles turgutada? Vahepeal oleme pannud, vahepeal ei ole pannud. Kuidas meil võimalused on, selle järgi me teeme, et eks ta hea oleks. Tihti me oleme saanud panna, aga vahepeal me oleme ka selle ära jätnud. No kui nüüd just sellest masina poolest rääkida, kuidas silo teha, siis millist tehnoloogiat teie üldse kasutate, kuidas see silo koristus siis ütleme ettevalmistavalt juba ja kuidas ta lõpeb, mis masinad seal kõik vahele jäävad? No me oleme alustanud nagu niitmisega, oleme me nagu kahe niidukiga, nendel on koos muljuritega. Siis me kasutame 3 vaalutajat. Kuna meil on nagu 2 Exceldit, siis me lihtsalt 2 vaalutajaga nagu jääme vahepeal aja ette. Koristustehnika koosneb meil kahest Exceldist, John Deere Exceldist ja Fendi Exceldist. Ja vedamine on meil tegelikult ehitatud üles põhimõtteliselt autode baasile. Ja me teeme nagu ikkagi 2 auku korraga, sellepärast, et kui meil nii suur veovõimsus on, siis tegelikult me peame võtma vastu 2 auku, sest tegelikult need augumeistrid seal on kes ütlevad, et kas ma võtan vastu või ei võta vastu. Et nemad on need, kes reguleerivad seda kogu konveierit. Täpselt. Ja silo augus siis tallavad teil, ma saan aru, 2 augus on siis 4 masinat või 2? Jah, 4 masinat, jah, et ühes augus on meil suur New Hollandi liigendraam sahaga, pluss siis on kõrval selline tallamistraktor ja teises augus võtab siis Liiberi frontaallaador vastu. Kuidas sina, Ain, seda näed, et me oleme näinud neid ilmasid siin mai lõpp, juuni algus, kui see esimene niide pihta hakkab, tihtipeale on kuumad ilmad ja sa ütlesid ka, et niidukid on muljuriga, et kui palju teil keskmiselt seda nii-öelda närbumisaega sinna vahele jääb, et kas on teinekord nii, et pigem kohe juba Exceldi peale vaalutamist või? Pigem jah, et ega see närbumisaeg, ütleme, seal jääb üsna lühikeseks, et kui me oleme üks päev hakkad niitma, kuna meil on lutsern, siis see tahab natukese närbuda, parem on seda sileerida. Aga vahest on ka see, et just tekivad need kuumad ilmad
mis on tegelikult probleem koos tuulega, ta kipub üle kuivama, nii et eks me oleme seal igasuguse probleemide ees. Nii et sinu tööks on siis vahepeal sõitada põldu peale ringi, võtta vaalust see rohi käte vahele ja öelda käe järgi ära, et mis kuivaine siis on. Seda küll jah, ja siis mõtled ruttu, mismoodi päästad, et kas võtad niidukid ära või tõstad põllu pealt ringi kuskil tehnika, et eks see on niisugune kogu aeg jooksev töö. Ja. Pidev molemäng ja selline ettemõtlemine ja töö koordineerimine. Vaalutamise poole pealt veel, millised vaalutid, kas teil on ketasvaalutid? Meil on 2 ketasvaalutid ja 1 on lintvaluti. Millise tööd sina eelistad või oskad sa siin välja tuua vaatajale ka, kus sa paremini kumbagit vaalutajat näed? Ketasvaluti on Hexeldi meestele nagu parem, sõber rohkem, et lintvaalutaja just väga sõbralik koos meiega ei ole, et ta keerab selliseid sõlmesid. Kuigi ütleme, töö põhimõttelt mulle meeldib ka lintvaluta, sellepärast, et kui on põllu rajamisel olnud, et jäänud väikseid kive, siis tegelikult sellega me nagu hoiame ära seda hekseldite purunemist, et ta ei viska kivi vaalu. Aga ütleme, et mõlemal on omad head, oma vead. Kuidas teil seal Jõgevamaal üldse kividega lood on? Kas ikka leidub neid vaalu sees? Meil neid ikka jagub, aga me püüame nagu rohumaade rajamisel väga sellele rõhku panna, sest me teeme nagu kulusid sinna rohkem, aga sellega samas me hoiame hiljem siloteo pealt nagu väga palju aega ja varuosasid kokku. No kui korra siin käis ka see rohumaade rajamine läbi, siis mitu aastat ühel põllul viljelete rohukasvatust? 4. Me oleme nagu ikkagi hoidnud seda tempot, et 4 aastat me rajame puhast külvina, et see läheb juba nagu 1. aasta alla ja siis 3 aastat võtame ikkagi sellist põhisaaki. Nagu seal ja millisel aastal tuleb siis see kõige parem? Eks 2. 3. on kõige magusamad. Ja kannab kõige paremini vilja seal ka. No me rääkisime niitmisest, vaalutamisest, sinna juurde tuleb siis lõpuks silokombainiga koristamine ja sinna juurde käib ju veel siis kõik see heksli pikkus, kuivaine jälgimine ja konservant ka, et missuguseid põhimõtteid selle hekseldi operaatori koordineerimisel siis jälgite? Eks ongi see, et kuna meil on ka nüüd see sonderi hekseldi, siis temal on peal meil ka harvestlaab, mida me tegelikult oma töö tegemisel nagu väga jälgime, et me näeme sealt kõige rohkem jooksvalt kuivainet, mille järgi siis me saame muuta oma heksli pikkust. Kui me näeme, et me läheb nagu märjamaks, siis me üritame kas seisata korraks selle töö või siis muudame heksli pikkuse pikemaks, et see on andnud meile tegelikult palju suurema paindlikkuse praegu hetkel veel juurde. Aga paindlikkuse siis mille mõttes, kas reaalselt, kui seda heksli pikkust muudate seal peal, mis samal ajal augus toimub see tallamine? Ma olen kuulnud siin ka, et pikk heksel ja sõltuvalt sellest, millist tera siis tallajad kasutavad, et hakkab see materjal seal saha ees rulluma, et kas sealt poolt ei tule? Ei, ütleme just see ongi, et märja sellega, kui me läheb nagu väga märjaks, siis tekib augus see probleem, et me võime hakata üle tallama ja teine asi, et ega pikka hekslit muidugi need augumehed keegi sinna väga ei soovi. Et täpselt nagu sa ütlesid, ta hakkabki saha ees rulluma. Ta ei saa seda ilusalt kihti sinna maha, et see tekitab talle probleemi ja siis ta helistab hekseldi mehed. Mis sa teed seal põllu peal? Ja siis need mehed, kes on siloaugus A ja O, hakkavad täpselt hakkavad nagu juhiseid jagama. Kurjalt tegema. Okei, veo poole pealt, sa mainisid ka, et teil on autode peale palju liikunud see transport, see on kindlasti väga kütuse kokkuhoidlik, siiski enamus Eestit ju veel transpordib traktoritega ja ma tean, nii palju, kui ma siin kuulnud olen, et eks ikka on ju see hirm, et põllud ei kanna ja nii edasi, et kui palju teil olete ka sellist probleemi oma majapidamises kohanud, et eks me sellega hirmul oleme, praegu on tegelikult meil väga vedanud. Me ei ole nagu sellesse hätta jäänud. Me veame põhimõtteliselt, meil on nagu praegu autopark juba 6 masinat koosneb, aga meil on olemas ka traktorite jaoks hekseldi kärud. Et kindluse mõttes, sest kõige suurem hirm on tegelikkuses alati ikkagi maisikoristusega. Et mis aega see jääb, kas sügis on kuiv, ilus või on ta vihmane. Et kui on ikkagi vihmane, siis me autodega nagu võime hätta jääda. Viimased sügised ei ole just liiga sademete rohked olnud, et jah,
paraku nagu rohkem sõidad nagu asfaldi peal jah, et kuiv on. Aga need veoautod, mida te kasutate, on nad siis ka lülitatava esisillaga, saavad ilusti? Meil on üks on ainult selline, mis on nagu 4x4, suur poolhaage, krampe haagisega, aga teised on tavaautodega, ainult lihtsalt on pandud meil alla laiemad rehvid, et aga praegu me oleme ilusti nendega hakkama saanud. Ja kui nüüd, ma tean ka seda, et siloaugus käib ju see päris elu niimoodi, et kiputakse ikka sinna silo hoidla otsa sõitma, see tegelikult ei ole lubatud, et mustust sinnagi tassida, et kas teil autod siis ei kipu sinna? Ei, ütleme seda me nagu oleme vältinud jah, et silolöövides on silolöövi või silopätsi otsa põhimõtteliselt võivad minna ainult need talletraktorid. Et nemad panevad auku ja nemad sinna siloga nagu kokku puutuda ei ole lubatud ja ei nii autodel kui traktoritel, et kellelgi. Ja tallamise poole pealt, mismoodi teil tallamine või see protsess üldse käib? Eks kõik hakkab ju sellest pihta, et kõigepealt siloaugu ääred katta kinni. Kas teie seda praktiseerite ka alati? Ja, me oleme teinud ikkagi kogu aeg nüüd kasutanud neid küljekilesid silolöövides. Et ega tallajameestele ta muidugi väga ei meeldi, sest kui sa selle kogemata sinna vastu lähed, siis tekivad need augukesed sinna, aga teibirull on neil olemas, nii et saab ära parandada. Kas on ka tallamisel mingisuguseid kindlaid põhimõtteid, mis järjekorras või mismoodi nüüd, kui tühi auk hakatakse täitma, et kas te alustate siis kõigepealt äärtest või keskelt või on ka seal mingisugust? Me oleme ikkagi alustanud nagu tagant, ütleme tagumises seinas nagu järjest tulema ja kihi kaupa nagu tulema ettepoole, et me oleme nagu täitmist kasutanud sellise variandina. Ja kuna meil on 2 masinat, siis me oleme teinud oma tööd niimoodi, et ühele poole külge nagu pannakse silo maha, valjas mass, mis nagu lükatakse laiali, teist poolt tallame ja siis masinad vahetuvad lihtsalt, et me oleme üritanud nagu sellises variandis hoida. Eks see põllutranspordi kiirus muidugi ongi, et põllult ära, aga tegelikult see sõltub ikkagi väga palju sellest, kuidas auk vastu võtab. See on kõige olulisem. Milline on teil siloaukudes üldiselt see, ütleme, kihipaksus siis, mida korraga tallatakse või mis oleks niisugune ideaalne? Eks ta ideaalne oleks seal võib-olla vähem kui paarkümmend senti, aga meile jääb kuskil ikkagi sinna niisuguse 2-30 sentimeetri peale, et rohkem vast ei ole. Me paneme niisuguse õrna kihi maha ja kuna ka nendel tallamistraktoritel on sellised need rasked silorullid veel lisaks järele, et siis saab küllaltki hea tihedus. Mida peaks vältima silo tegemisel, et silo ikka õnnestuks? Teadupärast on see protsess ju selline, et kõik, mis on tehtud, see on tehtud ja ega kõik ei näe ka, mis sinna auku satub, igasugused toksiinid ja palju tegureid on ka pärast hiljem, et käivad linnud, nokivad kilele augu sisse või kuidas teie olete saanud siis nii-öelda vältida seda, et silo augus rikneks või kas on ka juhtunud teinekord, et nüüd terve auk kohe läheb nässu? Päris nii hulluks ei ole läinud, et tervet auk on ära läinud. Ja mida rohkem auku teha, seda parem. Kõige suurem hirm on alati nende siloaugnadega, et need on nagu lindudele alati sellised sõbrad ja meeliskoht, et ta tahab minna sinna oma ussikesi ja asju otsima ja vaatama, mis seal kile all on. Aga eks püüame vältida mulda, see on nagu kõige olulisem teema ja kasutame ka konservanti ikkagi. Lihtsalt kindlustamiseks. Muld on kindlasti ka niisugune asi, mida ju silokombainis vähemalt John Deere omadel on võimalik jälgida, et isegi kui olen koristamas käinud ja demosid teinud, siis on selline näitaja olemas nagu tuhasus seal ja seal saab ju tegelikult ka teha koristuse ajal korrektuure selles mõttes, et mis on tehtud, see on tehtud, nagu ütlesime, aga kui ikka Exceldi operaatoril on näha, et tuhasus suureks läheb, siis võib-olla tuleb vaadata, et kas siis niidumees on nii ka madalalt läinud üle või ketasvaalutil vaja seal natukene töökõrgust tõsta. Ja nii samamoodi on ju tegelikult ka Exceldil, et see koguri kõrgus ikkagi peab olema niimoodi sätitud, et võib-olla kui mõni üksik kõrs jääb maha, siis pole vast hullu, aga ütleme põllu vaates võib-olla jah, et selline pilt, kus seal ikka mõne kõrre nagu leiad, on ilus, kui on päris nagu kuskil linnatänaval pügatud muru, et see päris ilus ei ole. Ikka näha on, et sellised parajad 2,5 meetri laiused mustad rööpad maas on. Siis on nagu raske. Sealt tõenäoliselt head silo ei tule ja seda ei päästa ju ka konservant. Ei jah, et ega kui ikkagi ütleme selles
niinimetatud tegemise pooles on ikka mingisugused probleemid nagu sisse tulnud, ega siis kas me paneme sinna nagu happe või bioloogilise bakteriga, ega nemad ikkagi päris seda ära ei päästa. No praktikas te kasutate nii bioloogilist kui siis hapet. Kuidas need kogused teie jaoks on paika loksunud või mille järgi seda seal siis doseerite? Eks ta kogemuste järgi on praegu nagu läinud, aga me kasutame nagu väga suurel määral ikkagi hapet ja just selle põhimõtte pärast, et kuna meil see silo tootmine on nii suur ja need ilmariskid on seal sees, et siis lihtsalt ennast nagu rohkem kindlustada on nagu kergem. Ja kuna meie rohumaad on enam-vähem nagu suuremalt jaolt lutserni baasilised, siis ega see lutsern on natukene raskemini sileeritav. No me oleme katnud ära siin suures osas rohusilo tegemise ja kindlasti seal võib ka pikemalt rääkima jäädagi kõikidest nendest peenematest nüanssidest. On oluline meeskonnatöö ja see, et see töö saaks kvaliteetselt tehtud ja masinad oleks õigesti seadistatud rohu poole pealt, aga ma olen sealt Sadalast läbi sõitnud ja nii kõrget maisi ma ei ole kusagil Eestis veel siiamaani näinud. No mis on sellise suure maisi kasvatamise saladus? Kuidas te sinnamaani olete jõudnud ja millist saagikust te üldiselt maisist ootate? Eks see mais ei ole, et ega seal midagi käid ja räägid taga, siis küll ta kasvab ka, et ega seal muud ei olegi. Aga tegelikult maisi saagikuse poole pealt on see, et me ei aja väga seda suurt saaki taga. Me oleme praegu võtnud suuna rohkem selle poole peale, et saada sealt seda kvaliteeti, sest tegelikult maisist me tahame saada tärklist. Head tõlvikut. Head tõlvikut, mitte seda niisugust taljas massi. Ja praegu me kogu aeg suundume aga järjest nagu varasemate sortide peale, sest hiliste sortidega on meie selles piirkonnas see probleem, et nad ei kipu valmima. Ja siis jääb see tõlvik selliseks pooltooreks ja me ei saa seda kvaliteeti, mis me tahame. Et eks see ongi niisugune väikene asi, kuhu poole me suundume, et me väga niisugust suurt saaki nagu väga taga ei aja. No kõigepealt kõik algab ju sellest maisi külvist pihta, et kas, ja ma tean, et Sadala Agros on võetud kasutusele üks väga uudne lahendus ka maisi külvil ja ma usun, et kindlasti see annab väga suure saagipotentsiaali või ka niisuguse stardieelise sellele seemnekesele, et kuidas teil see maisi külv üldsegi käib? Me oleme jah nüüd võtnud kasutuse sellise uudsema tehnoloogia nagu ribakülv, et me laotame läga, me ei sügisel seda maad ei hari, me kevadel ka ei hari, et läga laotoriga me paneme lihtsalt sellisesse ribadesse nüüd läga, mis ta paneb erinevasse 2 sügavusse ja siis maisi külv läheb täpselt nende samadesse ribadesse sinna läga peale, et eks me selle tehnoloogiaga oleme ka alles nagu veel lapsekingades, et eks me järjest areneme, järjest õpime, et eks kõige paremini saad aru oma vigadest. Ma saan aru, et tänavu on esimene aasta, kui te sellist tehnoloogiat kasutate. See on teine aasta. Eelmine aasta juba alustasime nagu jah. Et meil on eelmine aasta oli veel mõlemad tehnoloogiad sees, kus me harisime ka ette ja ka tänavu aasta mõned põllud lihtsalt, kuna oli kevad juba nii kuiv, siis me pidime tegema, sest savimaad lihtsalt ei kannatanud seda teha. Kas oled juba enda jooks teinud ka nii-öelda võrdluse, et kumb tehnoloogia siis paremini ennast õigustab või on ka märgata saagivahet või siis mingisuguseid erisusi taime kasvamises? Ütleme, 1 aasta pealt veel ei julge ennustada, et vaatame veel aasta ära, siis juba rohkem hakata nagu sellest teemast rääkida. Et pigem on selline pikaajaline katse. Ja. Aga nüüd maisi koristus, millal on õige aeg minna silokombainiga siis maisi sisse? Siis kui mais valmis on, et ütleme, eelmine aasta meie jõudsime maisi sisse minna alles kuskil oktoobrikuus, kui praktiliselt terves Eestis oli vist korist, me olime äkki viimased, kuigi me asusime küll külma pealinna külje all, aga külm meile pigem nagu liiga ei teinud. Jah. Et kui vähegi võimalik, siis me ootame ära selle maisi tõlviku nagu sellise paraja küpsusastme, et saada seda tärklist, aga alati ei jõua seda nagu ära oodata. Ja kui maisi koristamisest rääkida, jõuame, seda tehakse ju samuti silokombainiga, ka seal on oluline lõikekõrgus ja kindlasti ka see maisitera muljumine, et kas on sul ka
kõik neid terasid üle lugeda ei jõua, et on ka mingisugused kindlad põhimõtted, millest sina oma kogemuste baasil lähtud, et see maisisilo saaks ka kvaliteetselt ja et ikka lehm saaks omastatud selle kõik, mis on seal tõlviku sees. Ütleme maisilõike kõrgus jah, et me ei ole nagu läinud alla 30 sentimeetri, et 30-35, pigem kõrgemalt, pigem jäägu see tüü sinna põllu peale, sest me seda nagu ei vaja, sest selle alt on alati taga mullaga nagu saastunud. Nii et pigem mida kõrgemal ja eks me seda tera muljumist väga jälgime, et see tera ikkagi saaks lõhestatud, nagu, et see on nagu hästi oluline. Kui terve terad, siis see tekitab nagu probleem. No kui ma nüüd otse niimoodi küsin, siis kas John Deere'i teramuljumise ja selle lõike heksli kvaliteediga nii rohu kui ka maisi puhul olete rahul? Jah, seda võib öelda kindlalt, et ma sellega tõesti rahul olen, et sellega probleeme on meil ei olnud. Et näitab ilusti. Kas on ka maisisilos midagi erilist võrreldes rohusiloga, mida nüüd peaks jälgima seal tallamisel või selles edasises protseduuris, et kui see silo nüüd põllult minema saab, mida peab tegema teistmoodi? Ütleme, rohusiloga võrreldes lihtsalt talla ja meestel on natukene lihtsam olukord, et mass on ühtlane. Mass on ühtlane, ta laguneb väga hästi saha ees. Teine asi on see, et neil on natuke selles suhtes kergem, et tallata on vähem vaja. Ja selles suhtes on neil nagu natukene parem ainult, et kuna seda massi tuleb võib-olla rohkem kui rohu peal, siis ega neil see kiirus ja tempo sellepärast nagu maha ei jää, jah. Aga ka seal on siis, ütleme, see paksuse jälgimine ja ikka, see tallatavus. Ikka, ütleme, see pihipaksus ja see variant, kuidas nagu seda tööd teha, et see on ikkagi tegelikult sama. Millised on ohud või väljakutsed üldse maisisilo tegemisel? Me rääkisime siin sellest, et traktorid põllu peale võivad kinni jääda. Kas on veel midagi, mida peab jälgima seal silomahlasid teadupärast tuleb rohkem, kas on ületallamise oht siis või? Jah, et kui on väga märg aasta, siis tekib see probleem, et kui mais on märg ja tema kuivaine on madal, siis on selline probleem, et võib hakata see mais nagu seda august välja tulema, ei taha seal püsida. Aga et siis ongi vähem tallamist, natukene heksel pikemaks. Ja teine asi on see, et kui vähegi võimalik jälgida, on siis just seda küpsusastet. Et kui me ikkagi võtame nagu toorema maisi, siis võib tekkida etanol ja etanol loomale väga hea ei ole, eks ta kipub ka siis jääma nagu purju, et see on üks maisi väljakutse. Aga milline on siis see järeltegevus, kui etanol läheb liiga suureks, loom on selle juba sisse söönud, kas on seal ka võimalik seda olukorda kuidagimoodi päästa, ilmselt seda söödaga enam midagi ei tee, aga looma jaoks siis... Looma jaoks on see lihtsalt, et eks kui see maisiauk on nagu natukene lahti tõsta, siis see etanol ikkagi lendub ära, nii et saab väiksemas koguses teda ikkagi ilusti ära sööta, et ei ole hull. Et söövad selle ilusti ära. Ma väga tänan sind, Ain, selle ülevaate eest ja loodan, et ka vaatajad on saanud siinkohal mõningaid näpunäiteid või vähemalt kuulda, missugune on siis kogemus teie suurettevõtmises silo tegemises. Kas, Ain, jagaksid ka mõne soovituse silohooajale vastu minnes, et varsti hakkab koristus, et mida jälgida ja mida soovitaksid? Vaatame, et ega väga kiirustada ei tasu, ootame ikkagi ära ka natukene massi, loodame, et kõige vägevam on täna vast ikkagi meie poolt, annab meile selle saagi kätte ja lihtsalt jõudu ja ega siin midagi paremat ei olegi, et hoiame pöialt. Mina omalt poolt soovin ka kõikidele silotegijatele ja spetsialistidele seda, et tehke head meeskonnatööd, tehke õigeid valikuid ja ma usun, et ka läbi sellise tulemusliku töö saavutate hea kvaliteedi ja lõpuks kohtume siis selle lõpp-produktiga meie kõikide laudadel, kas juustu või piima näol ja kindlasti saab olema see ka väga hea kvaliteediga. Aitäh teile vaatamast ja kohtume järgmises saates. Aitäh kutsumast.